Lähme nüüd. Täna on eelviimane reisipäev ja lahkume Kõrbest ning sõidame Iisraeli Eilatisse. Kertu tahab 80 kilti siin taga sõita, jah? Jaa, mega äge. Mööda kiire teed 120 siin taga. See oleks mega äge. Nii, me hakkasime nüüd sõitma ja küsisime autojuhilt, palju me kõige eest kokku maksma peame. Ta ütles, et mingi autosse lihtsalt. Ma ei tea. Ega meie auto vahetuses midagi imestada ei ole, arvestades auto tehnilist seisukorda. Eelmise autoga mingis 70 alas me sõitsime 30-ga, nüüd selle autoga 50 alas me sõidame 120-ga. Nüüd meil võeti kõik raha ära selle eest, et me Kõrbe sõitme 2 päeva ja nüüd me peame üle piiri saama. Aga selleks on vaja ka mõlemalt 10 dinaari anda, et üldse piiri ületada, ehk siis me ei tea, mida me teeme. Jah, kirjame. Kõnnime praegu Kertu kuhu? Me kõnnime Iisraeli, me oleme 2 riigi vahel. See on uskumatu tunne. Sild keelas meil siin kõnnimisega kästi kõndida. Jah, politseinik ei räägi inglise keelt. Väljumistasu ka ei küsitud. Väljumistasu ei küsita. Kõik ütlevad, et minge edasi lihtsalt. Lihtsalt lähme siit ära igaks juhuks, enne kui keegi veel raha küsib midagi. Jah. Meie oleme lõpuks Iisraelis peale mingisugust tundi aega. Nad kõigepealt vaatasid meie passe, nagu sihukest riiki ei oleks olemaski. Ma arvan, et nad ei olnud kunagi kuulnud isegi Eesti Vabariigist. Ja siis nad vaatasid uuesti meie passe. Siis meile tehti mingi küsitlus mõlemale eraldi, mingi millal su sünnipäev on ja kui vana sa oled ja kui vana su vend on ja mingi, kas sul on veel edasid vend ja mida sa õppima lähed ja bla bla bla. Ja siis vaadati meie kotid nagu nii jõhkralt üle, nagu võeti kõik asjad välja. Ja siis meil öeldi, et meil taheti lennupileteid, nagu, et veenduda, et me 28. ära lendame, aga meil ei ole veel check-in'i tehtud, kuna meil ei ole interneti olnud 2 päeva. Ehk siis me näitasime lihtsalt mingit bullshittimist, nagu seal lennuki lehel on, ma ei tea. Aga igal juhul nüüd me sõidame Eilatisse. Jah. Kus me oleme, Kertu? Me oleme Punase mere ääres.
me oleme Punase mere tuuril praegu ja meie laeva põhi on klaasist, nii et me saame näha koralle ja samas me saame ka näha siit ülevalt 4 riiki. Lõunasöök on söödud ja avastasime, et väljas on 43 kraadi sooja. No me ei tundnudki, et nii soe oleks. Nagu siuke Eesti suvi. Normaalne, nagu oleks 20 kraadi. Kõik on väga närvis. Tulime bussist maha Surnumere ääres ja väljas on 41 kraadi. Päike on loojas. Kell on 8 ja 41 kraadi. Huvitav, kas hommikuks läheb alla või jääbki nii?